Tänane nüüd värske seis ütleb, et Donald Trump on otsustanud vist 90 päevaks ikkagi need edasi lükata. Jaak, mis toimub? Olete teie aru saanud? Olen. Ja mis toimub siis? Toimub see, et kuidas tuua maksimaalselt tootmist tagasi Ameerika Ühendriikidesse, kuidas suruda alla intressimäärasid nii Ameerika Ühendriikides, mis omakorda mõjutab ka Euroopat. Kui me vaatame näiteks Euribori langust, siis ütleme kõik kodulaenu omanikud Eestis peaksid olema väga tänulikud, sest Euribor on langenud kõige madalamale tasemele alates aastast 2022. Ehk et igakuine laenumakse igal inimesel on vähenenud tänu intressimäärade langusele. Omakorda suruda alla, ütleme, nafta maailmaturu hinda, mis omakorda peaks jõudma ka Euroopa või Eesti siis autoomanikeni, kes tangivad igapäevaselt, kuigi me teame küll Eesti kütusemüüjad langetavad hindu alles võib-olla nädal aega hiljem, kui maailmaturu hind langeb, aga kui maailmaturu hind tõuseb, siis hind Alexelas või Circle K's tõuseb kohe päeva jooksul. Aga see üldine suur eesmärk, mida praegu ameeriklased üritavad teha, et lõppkokkuvõttes tuua tootmist tagasi, viia intressimäärid alla, sest omakorda see mõjutab tarbijate käitumist, et tarbijatele Ameerika Ühendriikides auto ostmine, maja ostmine läheb soodsamaks, kui intressimäärad on all, ja omakorda siis kaubelda välja paremaid tingimusi Hiina, Euroopaga, Indiaga. Kas Donald Trumpil üldse on olnud plaani neid tollimakse kehtestada või see ongi olnud lihtsalt selleks, et tekitada paanikat ja siis hakata paremat tingimust välja rääkima? 2016-17 ka ta kehtestas, et loomulikult siis oli suur paanika esimese ametiaja jooksul, et Harley Davidsoni mootorrattad lähevad kallimaks Euroopa ostjatele, kuna Euroopa pani tollimäärad suuremad peale ja samal ajal pandi tollimäärad peale Euroopa autodele, et jällegi, et USA autotööstus võidaks Euroopa autotööstuse ees. Nii et tal on muidugi mingi kavar olemas, aga lõppkokkuvõttes see ongi selline läbirääkimistaktika, et ega siis ütleme, kui peaks usaldama Trumpi äriküsimustes või majandusküsimustes, siis ma pigem usaldaksin teda kui näiteks Ursula von der Leyenit. Et ma arvan, et seal see majanduslik mõtlemine on tunduvalt rohkem arenenud. Aga lõpuks ongi selline, ütleme, mitme osapoole omavahel võitlus, et kes lõpuks suudab endale paremat tingust välja kaubelda. Ja mis on täiesti arusaadav nende positsioonist. Nüüd on küsimus pigem selles, et kuidas Euroopa sellele reageerib, et mis on meie vastusammud. Tahtsin küsida ka selle tootmise tagasiviimise kohta Ameerika Ühendriikidesse. Kui läbimõeldud see ikkagi on, et kas sellised, ma ei tea, kas või mahud või tehased või potentsiaalsed töötajad on ikka olemas? Tõenäoliselt seda ei juhtu, et Apple'i iPhone ja telefon hakatakse tootma 100% USA-s. Et täna ikkagi suur osa komponente tuleb tegelikult Aasiast, Hiinast. See on viinud ka loomulikult siis selle hinna alla, et tarbijatel on mõistlik osta endale iPhone'i enamus. Meil on ju mingid Apple'i tooted taskus või kodus. Aga lõppkokkuvõttes seda tõenäoliselt ei juhtu, et kõik nüüd tootmine läheb ka Ameerikasse tagasi. Pigem on küsimus kaubandusbilansis. Ja täna ilmselgelt Hiina ekspordib umbes üle 2 korra rohkem USA-sse, kui USA ekspordib Hiinasse. Et loomulikult see bilanss on nii-öelda USA poole kahjuks. Ja siis praegu üritatakse seda rohkem balanssi saada niimoodi, et Hiina mõju vähendada ja omakorda selle osamäng, mis sealt välja tuleb, on ikkagi juba Elon Musk. Arvame, mis me tahame temast, aga ütleme need mõtted, mis hakkavad välja tulema, et Euroopa ja USA võiks olla üldse nulltariifitsoon, annab aimu sellest mõtlemisviisist, kuhu me võiksime liikuda edasi. Ja ma ütleks, et see mõtlemine ei ole üldse halb variant, kui me räägime üldse kogu lääne maailma siis sellest hegemooniast või jõupositsiooni taastamisest, siis kui me kujutame ette, kui Euroopa Liidu riigid koos USA-ga oleksid nulltariifi ala, siis sisuliselt me suudaksime iga kell olla üle Hiinast, Indiast, Venemaast, ükskõik mis riikidest. Kas trumbid ei ole mitte Hiina käes, arvestades, kui suur osa tootmisest tegelikult ikkagi on Hiinas jätkuvalt, Ameerika toodete tootmisest? Ja see bilanss on aina rohkem Hiina poole kaldu läinud ja see ongi probleem, sest et samal ajal me vaatame ka sõjalist ohtu, julgeoleku küsimust, siis see ongi, et miks ei ole pandud tariifi peale mingi Põhja-Koreale, siis see Põhja-Korea on üks osa sellest kompotist. Sul on Hiina, Põhja-Korea, Iraan, Venemaa ja Ukraina küsimus on tegelikult üks osa sellest suurest lahendusest. Nii et kui peaks spekuleerima või oletama, siis ütleks kõhutunde pealt, et järelikult seal käivad alternatiivsed läbirääkimised, mis on omamoodi kokkulepetega siis lahendatavad. Aga kokkuvõttes Hiina on see põhiline probleem, vaenlane Ameerika Ühendriikide jaoks täna. Aga lõpuks, nagu ikka tehakse konkurentidega, et algul kakeldakse ja võideldakse, pannakse tariifid peale, tekitakse majanduslik kaos ja siis lõpuks istutakse maha, tehakse sõbralik kokkulepe, surutakse kätte, öeldakse, et oleme partnerid. Vahetame ka teemat ja suuname pilgud hetkeks Pentagoni suunas. Kuidas te kommenteeriksite, kas seal kaalutakse tõsiselt USA vägede väljatõmbamist Euroopast?
no ma lugesin ka neid uudiseid. Probleem on selles, et kõik sellised spekulatsioonid, mis õhku visatakse, tulevad tihti nii-öelda anonüümsete allikate kommentaaride põhjal ja siis öeldakse, et midagi on kaalutud. No, siiamaani ühtegi ametlikku isikut meil ei ole, kes ütleks, et see plaan on päriselt olemas. Ja kui ma vaatasin neid nii-öelda potentsiaalseid numbreid, mida tahetakse ümber paigutada, et kuni 10 000 sõjaväelast, siis Euroopas täna on vähemalt 80 000 alalist sõjaväelast USA-st on meil Euroopas olemas ja neid vahepeal on isegi rohkem, kui on suuremad õppused. Et seega, kui me paneme selle numbri konteksti, et kuni 10 000 võib-olla liigutatakse kuskile mujale, vähemalt 80 000, siis tegelikult see number ei ole nüüd hirmutav. Et see mõttes, et loomulikult mingisugused ümberkorraldused tulevad, ka USA kaitseminister Pete Hegseth on öeldud, eks ole, et tõenäoliselt 10-15 aasta jooksul tulevad muudatused, võib-olla liigutakse rohkem Saksamaalt näiteks muudesse Ida-Euroopa riikidesse sõjaväelasi, et see on ka paratamatu, aga ma arvan, et see ei toimu kindlasti üleöö, aga mingi aja jooksul jah, kindlasti võib olla tulemas ja seepärast ongi öeldud kogu aeg Euroopale, et Euroopa peab ka ise nüüd hakkama rohkem vastutama oma enda kaitsepoliitika eest, mitte lootma ainult siis Ameerika Ühendriikidele. Nii et see on ka rohkem selline, ütleme siis, ma ei tea, läbirääkimiste taktika või lihtsalt, et visata jälle kuskile välja ja siis vaadata, mis saama või hakata. No nii nagu Trump kirjutab oma raamatus ju igal pool, et kuidas käib tema tehingute tegemine. See on ju täpselt nagu raamatu õpiku järgi praegu. No, küsi palju, saad vähe, küsid vähe, ei saa midagi. Et see lõpuks ongi, aga samas see on ka mingil määral me peame sellest aru saama, et loomulikult ameeriklaste huvi ei ole ju tegelikult kinni maksta ainuisiksuselt Euroopa Liidu riikide julgeoleku probleeme. See mõttes me peame ise ka sinna panustama. Aga samal ajal nad pole kordagi öelnud, et nad ei pühendu NATO-le, et nad ei täida oma kohustusi näiteks Eesti ees, artikkel 5, seda pole kordagi öeldud, seda pole laua peal. Aga samal ajal, kas nad teevad ümberkorraldusi majanduslikult, loomulikult teevad, et see on ka täiesti arusaadav. Jaak Madisson, suur aitäh täna Telehommikusse tulemast! Aitäh!